Nii, võime alustada, jah? Tere, meie oleme siis Kadri, Ann Klaus ja meie oleme Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi juhatusest. Ning oleme siis tulnud arutlema selle üle, et kas sotsiaalmeedias jagatav terviseinfo on tõenduspõhine või lihtsalt hea turundus. Teisisõnu räägime täna siis väärinfost. Ja muideks, üleeile toimus ka WHO sünnipäev ehk siis maailma tervisepäev, mille teemaks oli ka kohustus teaduspõhise meditsiini eest. Vot, aga kas slaid läheb edasi? Läheb, palun. Alustuseks. Loodetavasti vastasite meie sisendikorjale. Küsisime siis teilt arvamusi arstide rolli ja kogemuste kohta sotsiaalmeedias. Küsimustik saati siis Eesti Arstide Liidu meililisti ning oli avatud 12–27 märts. Internetis on palju infot, mis ei ole tõenduspõhine. Oluline on eristada kahte terminit: väärinfo ja desinformatsioon. Sisendikoorias arvati, et valeinfo on see, mida jagavad ettevõtted pahatahtlikult oma toote müügi suurendamise eesmärgil. Sel juhul oleks meil siis tegemist desinformatsiooniga. Samas, teine osa valeinfo jagamisest internetis toimub tegelikult täiesti tahtmatult, kuna inimesed lihtsalt ei tea või ei ole piisavalt informeeritud või ei ole piisavalt allikakriitilised. Tahtmatult valeinfo levitamist kutsume siis väärinfoks, ehk et siis me oleme kõik ühel lehel definitsioonide osas. Me tahame rõhutada, et need, kes tahavad desinformatsiooni levitada, teevad seda nii ehk naa. Aga väärinfo vastu saame meie lihtsamini võidelda ning just seda me soovimegi teha tõenduspõhist infot ja selle osakaalu suurendades sotsiaalmeedias. Tegime siis sisendikorje, et võrrelda Eesti arstide kogemust teaduskirjandusega. Vastas siis meile 3% Eesti arstkonnast, ehk siis umbes 154 inimest. Nii, ja esmalt siis võib-olla natukene rohkem sellest kogemusest väärinfoga siis vastuvõtu ajal. Vähemalt 3/4 Eesti arstidest, kes mis meile siin vastasid, puuduvad kokku väärinfoga vähemalt korra kuus ning see on võrreldav ka sellega, mida me maailmakirjandusest näeme. Seega on sotsiaalmeediast pärinev väärinfo regulaarne osa meie Eesti arstide kliinilisest tööst. Huvi pärast siis ka uurisime, et mis teemadel enim väärinfot levib. Ning tulemused on üpriski ootuspärased. Esirinnas on meil siis vaktsiinid, toidulisandid, dieedid. Ühtlasi on ka siis need teemad, millel tehakse enim ümberveenimistööd. Ja mille kohta oleks siis sotsiaalmeediasse kindlasti vaja rohkem tõenduspõhist infot. Ja samuti viimase 20 aasta jooksul on patsiendi ja arsti suhe, ma arvan, et me kõik saame sellega nõustuda, see on muutunud. Paternalistlikust otsustamisest oleme me liikunud rohkem jagatud otsuste langetamise poole. Patsienti mõjutab ka teine asjaolu. Me elame kapitalistlikus maailmas, kus enamus ajast me täidame tarbija rolli. Me tarbime ideaalselt tooteid, teenuseid ning kohati eeldame ka tervishoiust sama. Seda kas või ilmestab erameditsiini võidukäik. Tänapäeva arst peab mõistma, et olukord on muutunud. Eeldatakse, et täna on arst lisaks arstitööle, et siis ta teeb ka kommunikatsioonispetsialisti tööd, teeb müügimehe tööd ja diplomaadi tööd. Ehk patsiendile vastutuse andmine on iseenesest hea, kuid peame arvestama sellega siis kaasnevate muutustega ja ootuste muutusega eelkõige. Nüüd, kui meil piisaks sellest ümberveenmiseks, mida me teeme kabinetis, siis meil ilmselt ei oleks ju väärinfoga probleemi. Aga kahjuks see nii lihtne ei ole, sest arsti kabinetis veedab patsient maksimaalselt 20 minutit. Sotsiaalmeedias aga tunde ja seda iga päev. Mistõttu pole imekspandav, et 90% vastanutest tunneb, et väärinfol on päriselt mõju nende tööle. Ehk siis väärinfo on aktuaalne probleem nii Eestis kui ka välismaal.
aga nüüd räägime sellest natuke siis sotsiaalmeedia kontekstis. Miks just sotsiaalmeedia? Enü enne meid rääkis sellest sekkumisest kabinetis, kuid meie nüüd räägime sellest, et mis saab siis, kui patsient sealt kabinetist välja astub. Sotsiaalmeedia on muutnud terviseinfo levikut. Sensatsiooniline ja ülepostitatud info levib kiiremini kui tõenduspõhine ja teaduslik tekst. Igaüks saab panustada. See on nii hea kui ka halb samal ajal. Halvast poolest võivad levida valearvamused, mis siis omakorda on ohuks rahva tervisele. Ja meie arstidest, kes meile vastasid, tegelikult 90% juba on mingisugusel viisil sotsiaalmeedias aktiivsed. Eelkõige kasutatakse siis Facebooki, Instagrami ja YouTube'i. Ometigi vähesed võtavad midagi ette siis väärinfo tõkestamise osas. Kõigest 31% meie vastanutest, isegi vähem 30,5%, jagavad siis tõestinfot, korrigeerivad väärinfot ja või siis teavitavad moderaatoreid. Muideks moderaatorite teavitamine võtab aega kõigest paarkümmend sekundit. Aga see teeb siis ühest sotsiaalmeedia passiivsest tarbijast aktiivse kasutaja. Mis siis paneb selle kolmandiku, kes ütlesid, et nad on kuidagi sekkunud? Mis paneb neid sekkuma? Ja märksõnadest tulid hästi välja kohusetunne eelkõige, samuti ka soov avalikust harida ning lihtsalt sihuke suutmatus mitte vaadata mööda ohtlikutest ringlevatest postitustest. Samuti mõned vastanutest tegelikult on juba leidnud ka oma kliinilisest tööst teemasid sisu postituste jaoks või siis sekkunud mingisugusel viisil avaliku arutellu, nähes, et patsient on korduvalt ja korduvalt seda teemat üles toonud. Paljud aga ei sekku, sest et A on tunne, et on liiga palju neid, kes seda teevad. B, see on mõttetu aja raiskamine. Ja C on tunne, et see info ei jõuaks inimesteni. Ja see tuli ka välja meie küsimustikus, et inimesed ei oska hinnata oma sekkumise mõju sotsiaalmeedias. Ja siin on kindlasti mitu erinevat nurka, aga oluline on mõista, et mõju sotsiaalmeedias ongi pealt näha raske mõista, kuna inimesed ei tule sulle patsutama õlale ja ütlema, et oi, nii tore postitus, sest et hea enamasti läheb lihtsalt mööda ja halvale rohkem reageeritakse. Aga sinu postitusel on 100% mõju, sest et algoritmid tõesti töötavad siis, kui osata neid rakendada. Samamoodi need töötavad väärinfo levitamisel, aga nad aitavad kaasa ka tõese info levitamisele. Küsimus on lihtsalt selles, et kuidas panna need tööle sinu enda heaks. Ja mõjukust, ma arvan, et ei tule üllatusena, et saab alati mõõta mingisuguste mõõdikutega. Ning lisaks laikidele ja südametele ja kommentaaridele, mida me kõik ilmselt teame väga hästi, saab hinnata ka reposte, jagamisi, sealhulgas seda, kui palju on jagatud mingisuguseid postitusi isiklikult, privaatselt, mis on täna väga-väga oluline näitaja. Ja üldiselt ka postituse vaatamisi. Küsimus on selles, et kas me oskame siis pärast ka nende numbritega midagi teha, nende taha näha, samamoodi nagu tegelikult ju ka arstitöös. Ja arvestatav osa tõi siiski välja, et nende sekkumine tekitas vastureaktsiooni või siis tõi kaasa isikliku rünnaku. Hirm küberkiusu ees on igati mõistetav, sest et sotsiaalmeedias ongi tihti just need kõige häälekamad inimesed siis nähtavad. Aga meie töö ei ole mõjutada neid ekstremiste, vaid mõjutada neid, kes on oma otsustes natuke veel ebakindlad, ehk siis kahe vahel. Näiteks, et kas siis vaktsineerida või mitte vaktsineerida. Ja lisaks isiklikud rünnakud on kohatud, need kommentaarid, mis on kohatud, need ei ole okeid. Vahet pole, kellega on tegu ning igati mõistlik on siis sellisel juhul eemaldada või peita või kui konto on natukene veidra sisuga, siis vajadusel ka blokeerida selliseid inimesi. Ja siinkohal me kutsumegi tegelikult üles näitama rohkem positiivsust, rohkem jagama positiivset, et vaigistada negatiivset ning tunnustada kas või ka lihtsa kommentaari või privaatse sõnumi näol, et väga lahedasti kirjutatud.
Vot. Ja vaatamata sellele, et paljud arstid siiski hetkel ei tegele väärinfo tõkestamisega, arvab siiski 50% meie vastanutest, et arstid peaksid olema aktiivsemad sotsiaalmeedias. Ja milline see roll võiks siis viimaseks olla? Enamus vastajatest arvab, et suunda tuleks mudida eelkõige just ekspertorganisatsioonidelt, milleks võiks olla näiteks haigla või erialaliit või mõni selts. Kuid on ka neid, kes arvavad, et arst võiks olla täitsa avalik sisulooja, samuti kommenteerija ja avalikus arutelus osaleja. Ja tegelikult väga-väga vähesed arvavad seda, et arst üldse ei peaks sekkuma arutelu sotsiaalmeedias. Mis on iseenesest positiivne. Aga jah, oluline on siis mõelda sellele, et enamasti inimesed otsivad sotsiaalmeediast ikkagi emotsionaalset sidet, mida ekspert, siis organisatsioon, erialaliit, selts ei saa alati pakkuda. Et siit ka väike küsimus teile, et mõelge sellele, millal te viimati siis olite Facebookis või Instagramis või mõnel muul platvormil ja keda te sealt vaatasite. Ja ma arvan, et see siiski oli mõni teie tuttav nägu, mõni siis üksik sunamudi ja pigem mitte siis mõni erialaliit või muu organisatsioon. Aga võite ka ümber lükata vabalt. Vot, aga me oleme pikalt nüüd arutlenud, vaadanud seda arstivaadet, tegime küsimustikku. Natukene lõbusemas vormis me otsustasime minna Tartu Ülikooli Kliinikumi ja küsida sealt lihtsalt ettejuttuvatelt inimestelt, mis nemad sellest teemast arvavad. Nende seas on arstitudengeid, arste, aga ka tegelikult täitsa tavalisi patsiente. Nii et vaatame, mis nemad arvavad. Täna küsime Tartu Ülikooli Kliinikumi patsientuurilt arvamusi tervisealase väärinfo kohta sotsiaalmeedias. Kas te olete kunagi sotsiaalmeediast saadud terviseinfot kunagi päris elus rakendanud? Ma ei ole rakendanud, aga ma olen lugenud küll seda infot. No midagi ikka, nõuandeid. Aga kuna ma ise olen meedik ja meditsiinis töötad, siis eks ma ise tean ka neid asju enda jaoks. Ei ole. Ei ole, sest et mul on tavaliselt selline natukene võibolla ajuvaba jutt sinna kuidagi ette sattunud, et pigem sellised nii-öelda vaktsiinivastased inimesed, et ma ei ole seda niimoodi pähe võtnud. Olen küll. Milline see info siis on olnud? See on see, mis on nagu see looduslik ravi. Selle kohta nagu Facebookist on infot leitud näiteks kasuta aalojat või pane sibularõngat soki sisse, siuksed asjad. Ma usun, et väga pädevad vist mitte, pigem on see pigem soola puhumine, ma eeldan. Jah, pidevalt. Lihtsalt mingisuguse artikli või hüppiku näol võib-olla olen, jah. Kuidas te üldiselt hindate sotsiaalmeedias ringleva terviseinfo tõepärasust? No ega ma ei usu sellest 100%. Mitte väga küll. Väga hindan, sellepärast, et minu vanaema tegi niimoodi, seega hindan väga hästi. Pigem mitte väga tõepärane, et eks seal kindlasti on sellist tõenduspõhist asja ka, aga ma arvan, seda peab väga kriitiliselt oskama hinnata. Et pigem on keeruline. Päris õige on. Mina olen abi saanud alati. Ma pigem ei hindagi seda. Tavaliselt võrdlen oma enda teadmistega. Kui on midagi, mis tekitab kahtlusi, et äkki see on tõene, siis lükkan Google'i ette ja otsin sealt siukseid usaldusväärseid veebilehekülgi. Ma ei tea, kas ma isegi olen süvenenud nendesse teemadesse seal nii palju. Kust te saate kõige tõenduspõhisemat infot tervise kohta? Kõige tõepärasema saan oma lapse käest, kes töötab siin kliinikumis. Lähen perearsti juurde. No ma loen meditsiini ajakirju ja neid, mis siiamaani on endal kasutusel olnud. No kui rääkida mingist meediast, siis ma arvan, et kliinikumi enda kodulehe pealt tuleb kõige pädevam info. Kui on midagi vaja, siis ikka uurin sealt. Või helistan perearstile. Arsti käest ikka. Tartu Ülikooli Kliinikumi kodulehelt näiteks ja kuna ma ise käin siin majas loengutes ka, siis õppejõududelt kindlasti. Et ma ikkagi otsin tervisealast infot oma perearstilt näiteks või kui mul on mingi mure või räägin ühe sõbrannaga, kes on õppinud pereõeks, et pigem otsin sealt ja
Viimased aasta vähemalt ChatGPT ütleb mulle, kui mul on midagi nagu jah, aga muidu perearst siis. Ja õnneks mul on hea perearst, ma saan ta alati kätte. Ma arvan, et erinevad uurimustööd ja riigi poolt avaldatud andmed ja on ka mõned siis Ameerika meditsiinileheküljed, mis on tõetruumad kui võib-olla teised. Kas te jälgite sotsiaalmeedias ka mõnda Eesti arsti? Ei. Karmen Jollerit jälgin jah, aga ta enam vist niimoodi arstina otseselt ei tegele, aga teda jälgin. No oma perearsti kindlasti. Ja miks just oma perearsti? No, ta on kõige lähem mulle. Ei jälgi. Mul aeg-ajalt viskavad ette need Karmen Jolleri mingid postitused, aga ma otseselt ei jälgi vist nii. Seda küll mitte. Ei jälgi, mul ei ole tükk aeg. Jaa, ma jälgin Eesti psühhiaatrite Ove on tema nimi Instagramis, suurepärane. Kas arstid peaksid teie arvates sotsiaalmeedias olema aktiivsed? Kuidas võtta, mis teemadel, eks ju. Minu meelest on küllalt info. Kes tahab, on asjakuus. Peaksid küll olema ja sellepärast, et siis saavad inimesed anda tagasisidet, mis arst on, kui hea ta on, kui pädev ta on, selles suhtes võiks olla küll. Ma arvan, et kõigi teiste kohustuste kõrvale veel lisaks oleks lihtsalt jabur ülesanne. Ma ei tea, ei arva, sest küllalt palju on ju ka nendes ajakirjades ja on ju ka ajalehed, mis on eakamatele. Jah, sa oled siis justkui nagu pildis, kui sa seal sotsiaalmeedias ka olemas oled vist. Peaks ikka muidu ei tunta neid nii palju. No sotsiaalmeedias kõik, et siis on lihtsam kirjutada, vastus saada millegi. See on hea küsimus. Võib-olla noorte jaoks on see tähtis, kes veedavad seal palju aega. Võib-olla nad saaksid siis ka paremini infole ligi. Aga samas neil on ka alati võimalus minna internetti ja otsida adekvaatset infot. Ja arstidel vist pigem pole aega. Ma arvan, et see ei ole mõistlik ressursi kasutamine. Minu seisukoht. Mina arvan küll, et nad võiksid olla sotsiaalmeedias aktiivsed, sellepärast, et ma arvan, see annab ka patsientidele sellist võib-olla kindlust rohkem ja nad võib-olla näevad, et arstid on ka täiesti tegelikult tavalised inimesed, et võib-olla võtab seda hirmu ka rohkem ära. No nii, ühesõnaga, oleme saanud arsti vaate, oleme saanud natukene ka patsientide vaadet. Päris palju huvitavaid mõtteid on siit välja tulnud, päris palju ka barjääre, millest me saame kohe rääkida. Aga kõigepealt vaatame, mida ütleb siis võib-olla ka korraks kirjandus selle teema kohta. Jaa. Oluline probleem on kirjanduse järgi siis tegelikult see, et inimesed ei ole siis võrdselt võimelised infot hindama. Madal tervise ja digikirjaoskus, sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus ning vanus, näiteks eakamad inimesed, suurendavad vastuvõtlikkust väärinfole. Ja meie videot vaadates tuli tegelikult täpselt see sama asi ka välja, et tavainimesed pigem ütlesid, et nad usaldavad seda, mida nad sotsiaalmeediast nägid. Samas kui need, kellel meditsiiniline haridus oli aga olemas, need olid palju rohkem teadlikud sellest väärinfo levikust ja pidasid seda problemaatiliseks. Teine põhjus võib olla siis see, et patsient ei saa piisavalt tuge, kas siis tervishoiusüsteemist või lähedastelt, ehk siis patsiendil on vaja tuge ning ta läheb seda otsima sotsiaalmeediast. Näiteks tegelikult ju erinevad patsientide tugigrupid on päris head kohad, kus saavad oma kogemusi jagada sarnaste probleemidega võitlevad inimesed. Ning tihti on väärinfo just seotud siis teadmatusest tulenevate kahtlustega ja kuulujuttudega. Seega on oluline, et kui meil on sellised ruumid nii ehk juba olemas, siis on hea, kui seal on siiski ka eksperte, kes vajadusel saavad diskussiooni õigesse suunda liigutada. Jah, sest et nagu me ka alguses rääkisime, siis tegelikult ei ole väärinfo levitamine alati pahatahtliku eesmärgiga. Kolmas põhjus on kindlasti see, et tõesti desinformatsiooni levitajad ehk et need, kes pahatahtlikult valet infot jagavad, näiteks
mingisuguse eesmärgi nimel, teevad tihti ka head kommunikatsiooni. Eriti kui see on seotud siis mingi toote või teenuse müümisega. Ja desinformatsioon võib siis seetõttu olla sageli lihtsam, emotsionaalsem ja tähelepanu köitvam, mida võivad isegi tervishoiutöötajad uskuma jääda. Kui inimesed on näiteks kahe vahel, jällegist vaktsineerimisteema, et kas siis vaktsineerida või mitte, ja nad puutuvad pidevalt siis kokku vaktsineerimisvastase sisuga, siis on suur tõenäosus, et nad valivad ennast mitte vaktsineerida. Sest et tõepoolest tegemist on lihtsalt hea turundusega. Samuti? Ja samuti võivad siis inimesi mõjutada kultuurilised ja poliitilised tegurid. Näiteks usaldus või usaldamatus siis teaduse ja või valitsuse vastu. Aga USA ühes 2021. aasta uuringus nimelt siis 76% vastajatest ütlesid, et kõige usaldusväärsem terviseinfo allikas on ikka nende enda perearst, mis on hea kokkusattumus ka tegelikult, eks ju, meie videoga. Teisel kohal olid nad ise enda guugeldamises osas ja alles 3. kohal siis olid riiklikud tervishoiuinstitutsioonid. Ning selle artikli autorid leiavad, et tervishoiutöötajad ja teadlased peaksid teadlikult kasutama sotsiaalmeedia inforuumi sekkumiseks väärinfo vastu, mitte jätma seda üksnes valeinfo levitajate meelevalda. Sest et tegelikult juba oma perearsti ju usaldatakse. Äravõtusõnumina siit. Sotsiaalmeedias eksisteerivad nii patsient kui ka arst. Tegemist on platvormiga, kus paratamatult minnakse infot otsima. Ja väärinfo tegelikult segab seal mõlema igapäeva. Valmidus väärinfo tõkestamiseks arstide poolt on olemas. Aga olen sellele mõelnud, aga teadmistest ja julgusest sotsiaalmeedia kasutamisel jääb puudu. Ehk et, mis on need barjäärid, mis siis peamiselt täna hoiavad meid sotsiaalmeedias sekkumast? Kuna väga paljud teist väga lahkelt jagasid oma mõtteid seal sisendikorjas, siis nüüd me võtame viimase sammuna kokku ja panime siia mõned tsitaadid, grupeerisime nad põhilistest punktideks ja siis, kui me oleme need läbi käinud, liigume edasi juba paneeldiskussiooni juurde, kus me siis loodetavasti leiame nendele barjääridele meie panelistidelt ka lahendusi, eks ju. Nii. Esiteks. Ei soovita tähelepanu oma isikule, mis iseenesest ju, kui me mõtleme selle peale, on okei, sest et kõik inimesed ei pea ilmtingimata olema avalikud figuurid. Ja siit lähevad siis näpunäited edasi neile, kes natukenegi mõtlevad, et see võiks olla minu jaoks. Barjäär 2. Aeg. Kvaliteetse sisu loomine võtab aega. Kommentaaridele vastamine võtab aega. Ja hetkel ei kuulu see arsti tööülesannete hulka. Ning see on pigem õhinapõhine. Barjäär number 3. Oskused. Nagu ühest tsitaadist juba välja tuli, siis teadmisi on palju. Tahtmist jagada nagu oleks ka. Aga oskused selleks on puudulikud. Barjäär 4. Ei soovi tekitada eelarvamusi teiste arstide poolt, sest natukene piinlik on olla influencer. Ja, ei soovita vähem professionaalne olla ja et meediaarst on rumalam. Aga huvitav. Barjäär number 5. Arstina on suur vastutus, et kogu jagatav sisu oleks päriselt ka tõenduspõhine ja korrektne. Ja see võtab kindlasti aega samamoodi, et kontrollida kõiki allikaid. Ja barjäär number 6, ehk siis praegu viimane barjäär, on siis see, et sotsiaalmeedias on valeinfotulv liiga suur, mis tekitab jõuetut tunnet. Tuuakse välja, et algoritmid ei soodusta tasakaalustatud diskussiooni. Aga kas tegelikult ikkagi on nii?
Nüüd me oleme jõudnud sellesse kohta oma vahvas sessioonis, kus me oleme rääkinud ära arstivisiooni, me oleme rääkinud ära, mis patsient arvab, vaadanud natukene teaduskirjandust, saanud aru, mis need põhilised barjäärid meie teel praegu täna on. Ja nüüd saame siis hakata otsima nendele lahendusi ja sellest räägib meie vahva paneel. Kindlasti logige sisse ka Slidosse, kui te veel seda teinud ei ole, sest et sealt saate esitada ka lisaküsimusi meie panelistidele. Ja ma arvan, et see vist on praegu meie poolt Anniga kõik. Anname sõna edasi Klausile. Aitäh, Ann, ja aitäh, Kadri. Arutasime siis praegu selle üle, et nii rahvusvaheline kirjandus kui ka meie sisendikorje jõudsid sinna samma punkti, et väärinfo levik on internetis väga laialdane. See mõjutab suuresti ka patsientide arvamusi ning teisalt selgitasime siis välja ka selle, et arstide jaoks tegelikult on oluline olla sotsiaalmeedias aktiivne, aga nad lihtsalt ise leiavad, et seal on mõningased barjäärid ja et neil on seda hetkel natukene keeruline teha, kuna võrdlemisi uus asi ja kogemusi pole piisavalt. Lähme siis nüüd diskussiooni osa juurde. Oleme siia kutsunud paneeli 5 inimest, kellel kõigil on omad huvitavad kogemused sotsiaalmeediaga. Ja esimesena ma palun lavale Kadi Lubi. Kadi on Tallinna Tehnikaülikooli Tervisetehnoloogiate Instituudi varemteadur ning kaitses ka doktoritööd tervishoiu kommunikatsiooni teemal. Teiseks palun Helen Kaju. Helen on kliinikumi kommunikatsioonijuht ja juhtkonna liige ja tema südameasjaks on selged sõnumid viia siis patsientidele ja laiemale kogukonnale. Kolmas panelist, Katriin. Katriin on sotsiaalmeedias tegutseva siis sisuloome ja digiturunduse agentuuri VAAS projekti ja sisujuht. Ja tema ülesanne on kasvatada brändide nähtavust ja kohalolu sotsiaalmeedias. Meie 4. panelist, Margus Punab. Margus on androloogia professor kliinikumis, kuulub samuti kliinikumi juhtkonda ja ta töötab meestekliinikus arsti ja õppejõuna. Marguse põhifookus on meeste tervis. Ja 5. panelist Anleen. Anleen on üldarst, kes töötab peremeditsiinis. Samuti õpetab ta inimestele tervise ja läbipõlemise ennetamise oskusi. Ta on tervisliku eluviisi suhtes väga kirglik ja on ise välja toonud, et on ainult üks asi, mis teda sellest rohkem huvitab, on selle tervislikude eluviiside õpetamine teistele inimestele. Nii, aga meil on väga asjalik seltskond kokku tulnud ja ma suunaksin esimese küsimuse siis niimoodi, et kõik võiksid sellele järjest vastata ja alustame äkki sinust, Kadi. Ja ma küsiksin, et kas meie sisendikorje tulemused olid ootuspärased ja mis kõige rohkem üllatas? Selles mõttes on ju ootuspärased, et esiteks siin oli nagu erinevaid vastuseid, mis näitab, et räägi palju sa räägid, tegelikult mõjutab inimesi see taust, mõjutavad need, kuidas ma ütlen, võrgustikud, kellega ollakse harjunud üldse jagama infot. Et kui keegi ütleski, et ma küsin oma lapselt, sest ta on arst, või keegi ütles, et ma küsin oma emalt, õelt või tädilt, siis see on täiesti nagu adekvaatne, sellepärast nad on harjunud asju küsima teistelt. Mis see teine jupp küsimusest oli? Teine jupp oli, et mis kõige rohkem üllatas? Mul ei olnud selles mõttes nagu üllatusi, sellepärast nagu te ise ka siin ettekandes juba välja tõite, et tegelikult see on maailmakirjandusest teada. Et selles mõttes siin üllatusi ei ole. Ja ma arvan, et me selleni võib-olla minu jaoks ei olnud üllatav see. Et on normaalne, et on mingi hulk inimesi, kes tahab sotsiaalmeedias aktiivsemalt kaasa rääkida, kaasa arvatud arstide hulgas. Ja siis on neid, kes ei taha ja samamoodi, nagu ma juba ütlesin, et on inimesi, kelle jaoks esmane infokanal, vaatan arstide poole, on ju, et tuleb teil üks keskealine meesterahvas ja ütleb, et mul naine käskis tulla. Ja nii ongi, et selles peres käivadki asjad nii, et naine ütleb, kuidas asjad on. Ja siis kellelgi teisel on naabrinaine või kellelgi kolmandal on arst. Ja see on ka väga ootuspärane, et eriti kui juba mingisugune terviseprobleem on, siis arst ongi esikohal. Tahaks veel rohkem käia, kui saaks. Ja, seda oli väga positiivne näha. Ja. Helen?
jah, et ma jätkan siit, et käsebki naine minna arsti juurde, et kliinikumi sotsiaalmeedias on ka valdavalt jälgijad naised. Ja me ka alati loodame siis, et nad utsitavad oma mehi. Aga mind ka ei üllatanud, see oli selline päris ülevaatlik läbilõige, eriti tore, et mainiti kliinikumi kodulehte. Ja siis Kadri-Liis tõi välja küll Ameerika uuringu tulemused, aga tegelikult Kantar Emor eelmine aasta küsis Eesti inimeste käest, et keda nad usaldavad siis tervishoiu valdkonnas. Ja kõige suurema usaldusprotsendiga täielikult usaldatakse või pigem usaldatakse oli 91% kiirabi ja 89% arste ja 87% haiglaid. Nii et selles mõttes stardiplatvorm oleks nagu hea. Kati? Minu jaoks kindlasti kõige üllatavam võib-olla pool oligi just ka see nägemus sellest, et võib-olla nagu suunamudijad või kui inimesed on, siis ütleme sotsiaalmeedias, et siis seda just kui võetakse halvasti. Ja see kogukonna mõttes juba tekitab selle nagu suure barjääri, et inimesed, kes on, siis neile vaadatakse just kui ülevalt alla, et see kindlasti nagu raskendab kogu seda kogukonna võimekust koostööd teha. Anlen, sa võid ka kohe öelda, kuidas sina tunned, kas sulle vaadatakse ülevalt alla? Kuna sina oled sotsiaalmeedias aktiivne arst? Ei, vastupidi, mul on olnud väga positiivset tagasi. Võib-olla lihtsalt keegi julge öelda mulle. See võib ka olla. Pigem on positiivsed kogemused, aga võib-olla mis mind ennast üllatus oli see, et minul oli väga pessimistlik arvamus, et keegi enam arsti ei usalda ja kõik usaldavad ChatGPT-d ja naabrinaist, aga et nii paljud inimesed ikka veel arsti usaldavad, oli väga positiivne üllatus minu jaoks. Ja. Margus? Kõik oli ilusti oodatav, et mul on omal peres ju 3 arsti praegu. Mina olen võib-olla hüperaktiivne seal, minu naine ei kirjuta ühtegi meditsiinilist teksti põhimõtteliselt. Nii et meie perega on niisugune hea näide täpselt sellest millest. Aga hästi oluline on see kolleegide vaade, mida ma tahtsin esile tuua, et see on nüüd niisugune, ma võin öelda, et ükskõik mida ma kirjutan ajakirjanduses, seal on vähemalt 1 või 2 kolleegi, isegi ma tunnen nad ära. Kõige hullem on see, et inimese sõnadest on ju tunda ära, kes see kirjutab. Mul on alati 1 või 2 kolleegi, kes tahavad äsada. Et see on nagu kõige huvitav. Kollegiaalsus üks huvitav komponent on see ka veel. Et me tegelikult ei ole, kritiseeritavad, ma ei tea kellegi huvigruppide poolt, vaid me oma inimesed on need, kes püüavad siin meeleheitlikult maha tõmmata. Aitäh. Ma järgmise küsimuse suunaks nüüd Kadile, aga kui Kadi vastab ära, siis julgelt ka öelge vahele. Aga et sotsiaalmeedias leviv terviseinfo, nagu sa ka ise oled välja toonud, on natuke midagi rohkemat patsientide jaoks kui lihtsalt siis info vahetamine. Ja ma tahaks küsimuse suunata just sinna, et mis sinu arust juhtub patsiendi ja arsti vahelises nii-öelda suhtluses, et kui patsient nüüd vastuvõtult ära läheb, et siis ta peab hakkama infot kuskilt mujalt otsima. Ja ta läheb sageli siis ka keskkondadesse ja ruumidesse, mida siis meie peame problemaatiliseks ja mis ei ole meie jaoks usaldusväärsed. Ma arvan, et enne kui ma nagu seda kommenteerin, et mis juhtub seal kabinetis, kus ma suuresti arvan, et võib-olla midagi väga ei juhtugi, midagi negatiivset. Ma tahaks tulla selle juurde ja võib-olla ma kasutan siin täitsa nagu teadusliku terminoloogiat, et me oleme ise toonud oma tervishoidu selles mõttes paradigma muutus, et me oleme öelnud ära, et me tahame patsiendikeskset ja inimkeskset ja me tahame, et see inimene meiega koos arutaks ja mõtleks ja tuleks. Ja siis me unustame ära, et ma ei suuda tegelikult. Et ma olen proviisor küll, aga kui ma arstiga istun ümber laua ja kliinilisi asju arutan, siis ma heal juhul näen seal ravimite poolt, aga mitte seda, mida arst seal näeb. Ja see on nagu natukene selline koht, kus mulle tundub, et me ühiskondlikult paneme nagu sellise, ma ei taha öelda nagu surve, aga me oleme tekitanud olukorra, et ja tegelikult me paneme surve, me ütleme täiesti selgelt välja, iga selline paneel, telesaade ja kõik muu, kus tervisest räägitakse, miinimum 3 korda on ja me kuuleme, et igaüks vastutab ise oma tervise eest. Aga me vastutame selles piires, mida me oskame. Ja kui ma ei oska meditsiinilist infot ja ma ei saa sellest aru, siis ma vastutan nii, nagu ma oskan.
ja see on nii nagu iga uue asjaga, et nii nagu ta kaasa toob väga palju häid asju, kas või seesama AI või ChatGPT, nii palju on seal selliseid asju, mida me isegi ei oska ette näha, mis jamasid sealt tulema hakkab. Ja mulle tundub, et see on lihtsalt see üks kõrvalmõju, mis on juhtunud, et me ütleme inimesed, sa ise ka vastutad, sa võid toimetada, sa isegi pead seda tegema, me oleme patsiendi kesksed, tule ümber laua. Ja siis ma ei oska midagi teha, sest ma ei saa sellest infost aru, isegi kui ma ei ole. Siin oli see madala hariduse jutt, me ei pea rääkima nagu haridustasemes, sellepärast et mul on endal olnud selliste patsientidega intervjuusid, kes ütlevad, et kuulge, ma olen doktorikraadiga, ma ei saanud aru, mida see arst mulle ütles. Sellepärast, et minu doktorikraad on hoopis teises valdkonnas. Ja ma ei tea. Ja see, mida jällegi ma ei taha ka seda öelda, et see mingi asi, mis juhtub seal kabinetis, aga mida tuleks arvestada, millest ma viimasel ajal ise, kui mind kutsutakse vähegi rääkima ja ma kasutan siin ka seda võimalust. Ma tuletan meelde, et juba aastast 69 on Elisabeth Kübler-Rossi poolt loodud leinamudel ja seda muide meditsiinisotsioloogias väga palju haiguste puhul ka kasutatakse ja leinamudel on see, mis aitab nagu aru saada sellest, milliseid selliseid psühholoogilisi etappe inimesed enne läbi käivad, kui nad saavad ratsionaalselt aru ja suudavad ratsionaalselt hakata toimetama. Ja piltlikult öeldes see, mis juhtub seal kabinetis, ei ole mitte see, et arst juhtub, vaid juhtub see, et inimene võib saada seal mingisuguse sellise diagnoosi, mille tulemusel ta ikkagi emotsionaalselt, kuigi ta väljast paistab, et on hästi normaalne, noogutab kaasa, siis tegelikult ta saab šoki ja sellele järgnevad jadamisi nagu sellised etapid, kus kõigepealt tuleb eitus, ma ei suuda uskuda, et see juhtus, kas te üldse tegite kõik õigesti, ma tahan teisi diagnoose, ma tahan uut arsti, kuni sinnani välja, et siis tuleb frustratsioon, kuni depressioonini välja. See depressioon ei pea olema nagu depressiooni diagnoos, aga ütleme, ma jõuan sinna põhja välja ja enne kui ma sealt välja ronin ja suudan alles ratsionaalselt üldse hakata midagi mõtlema, siis vot see juhtubki. Ja seda ei saa nagu kuidagi vältida, sest vähemal või rohkemal määral kõik need inimesed selle etapi läbi käivad, isegi kui oodatakse tulemusi ja juba aimatakse, et midagi halba on tulemas, siis kui see kinnitus tuleb, siis ikka see selline emotsionaalne, psühholoogiline pauk nagu käib ja käiakse sealt läbi. Ja see on see küsimus, et kas me saame midagi ära teha. Nii et vot need on need asjad, mis seal juhtuvad. Ma lihtsalt hästi kiirelt veel räägin lihtsalt ühe loo, et täiesti meditsiiniväline, mis juhtus minuga 2 päeva tagasi. On ju blond ja sinisilm käis autoteeninduses. Ja ma saan aru, neil on antud ülesanne, et kui nad mulle saadavad rahulolu küsimustiku, et siis ma ikka räägiks, et jah, nad rääkisid mulle kõik asjad ära ja kõik. Ja mingist hetkest, kui nad rahast hakkasid rääkima, siis mul lülitas aju välja. Ma nägin lihtsalt, et ta rääkis edasi ja mul enam pea mitte midagi juurde ei võtnud. See raha ei olnud ka nagu nii hull, aga ma lihtsalt mõtlesin, et issand, kui palju infot ja tegelikult mind ei huvita, kas need on pidurivoolikud, klapid, pedaalid, ühesõnaga, et ma lihtsalt ei suuda seda infot vastu võtta. Et kuskilt läheb see info vastuvõtu piir ka. Ja kui juhtubki see, et sellel samal visiidil on vaja väga palju infot anda, ma lihtsalt tass sai täis, kõik ei lähe rohkem sisse. Selle leinamudeli kohta ma loodan, et sa rõõmustad, seda nüüd ka õpetatakse arstiteaduskonnas. Minul on õpetatud. Aga Helen, ma tahaks küsida kliinikumi praktika kohta. Missuguseid põhimõtteid järgib kliinikum oma kommunikatsioonis, et patsiendini jõuaksid siis võimalikult arusaadavad sõnumid, aga et neil oleks ka tõepõhi all. Ja kui nüüd arst ise soovib sellist infot hakata jagama, siis mida nagu arst peaks silmas pidama sellised sõnumeid koostades? Kõigepealt vastan esimesele osale, et tõesti meie kommunikatsioonitiimi kõige suurem töövaldkond on ravitöö kommunikatsioon siis patsiendile. Ja see muutus kliinikumis väga tugevalt keskmesse üks selline 5-6 aastat tagasi, kui me alustasime suure kodulehe ümber restruktureerimisega ja jäime endale kindlaks, et see on mõeldud patsiendile enne kõike ja mitte kellelegi teisele. Nüüd selle sama arstikabineti juurde tagasi tulles, et ma olen kindel, et tegelikult kõik arstid, õed ja teised tervisespetsialistid on väga-väga tublid ja osutavad head abi, aga me näeme ka aastast aastasse rahulolu küsimustikest, et käisin vastuvõtul, sain kõigest aru, pärast läks meelest ära, tekkis küsimusi, tekkis kahtlusi. Nüüd on see koht, kus siis seesama kliinikumi koduleht ja tegelikult kliinikumi patsiendi info tuleb nagu mängu. Et meie kodulehel on olemas väga mahukas patsiendi info andmebaas, seal on üle 450 infomaterjali, uuringute, haiguste, protseduuride, enesehoolduse kohta, et patsiendile antakse see küll ka kabinetist kaasa, me alati ei tea, kas see koju jõuab või ei jõua, aga
ja tal on võimalus siis ka kodulehelt seda otsida ja meie hinnangul toimib see täna kui mitte hästi, siis vähemalt rahuldavalt, sest kliinikumi kodulehel käiakse aastas umbes 5 miljonit korda. Patsiendi rubriigis on siis kõige enam külastatud rubriik 1,8 miljonit korda. Et justkui nagu toimiks see ümberstruktureerimine nagu praegu ka veel. Nüüd siis, et kui see koduleht on üks selline kanal, siis ega me ei ole ka liiga optimistlikud, et patsient või isegi kes pole veel patsient või lähedane, iga päev niisama oma vabast huvist seal kodulehel käiks ringi vaatamas. Et sotsiaalmeedia tuleb siis siin appi ja on tegelikult nende kodulehe sõnumite võimendajaks, et meie täna veel ei loo sotsiaalmeediat ainult sotsiaalmeedia pärast, vaid pigem see on siis täppi peal, mis annab hoogu siis seal kodulehel või kuskil mujal olevatele sõnumitele ja materjalidele. Sellepärast, et miks see veel on väga oluline, 60% meie meediasisust on maksumüüri taga. Ja kui see info peab olema tasuta kättesaadav, olgu ta siis kas või kliinikumi kodulehel, aga et vähemalt oleks patsiendil võimalus. Ja võib-olla see meediamöll nagu siia juurde veel, et me teame ju seda ka, et iga päev meediamajadeni jõuab üle 1400 erineva infokillu. On see pressiteade, konverentsiteade, vihje, piltuudis, mis iganes. Me konkureerime selles infomöllus. Et see, et keegi õpiks midagi haiguse kohta, see tundub üsna lootus, et üks tavainimene, kes ei pea olema tervishoiutöötaja. Et selles mõttes seda tasub meeles pidada ja meie võib-olla selliste viimaste aastate mõtted ongi see, et me ei oota, et patsient teaks kõike tervise kohta. Jah, tal peab olema vastutus, ta võiks ju tõesti ära tunda kriitilisi seisundeid, näiteks insulti, aga ta võiks teada, mis on need kohad, asutused, kus ta võiks leida nagu tõenduspõhist infot. Ja kui ta tuleb nüüd seda sinna otsima ja see ei ole selges keeles, siis on paha lugu, sest siis ta rohkem sinna ei tule. Ja see on üks väga pika aastate pikkune protsess olnud selle patsiendi info puhul, et see oleks kirjutatud patsiendile. On väga häid materjale, on kindlasti veel teed minna, aga me väga püüame nagu selles suunas. Aitäh! Margus, mis sind innustas esiteks oma erialaseid mõtteid hakata Facebookis jagama? Ja jätku küsimus, kuidas sa valid neid teemasid, mida sa siis jagad? Kas ma algusesse võin tagasi minna korra? Ma tahaks, baasiline asi on üks, et mida meil õpetatakse arstidena, väga keerulist sõnastust. Et ma arvan, et üks olulisemaid teemasid, miks inimesed võib-olla kuskilt mujalt otsivad, on ikkagi see, et nad ei saa seda informatsiooni meie käest kätte. Nad ei saa aru sellest, mida me räägime. Mul on nendel väga selge kogemus, et kui ma veel viljatus oli minu põhifookuseid nullindatel, kus ma teadust tegin ja kliiniliselt see mind väga huvitas, siis ma olin aktiivne liige ka perekoolis ja imede väikeses foorumis, IVF foorum. Ja mis oli sisuliselt 40% minu patsiendi juhtudest oli 4 tunni jooksul meedias avalikult välja laotud ja võin julgelt öelda, et 80% juhtudel oli seal olulisi vale arusaami. Ma läbisin sisuliselt lisakoolituse. Patsiendi suhtluse, ma võiks selle kohta võiks diplomi saama, et see oli mul ikka, ma arvan, 100 juhte. Ja see õpetas tegelikult seda sõnumit edasi andma. Mida ma näen ja mida ma olen ka õpetanud oma noortele kolleegidele on see, et sa pead laskuma inimese tasandile. Meil on see erialaline uhkus, eks ole, me peame olema suured, targad ja tõsiselt võetavad, eks ole, ja rääkima tarka juttu ja see tähendab ka sageli väga keerulisi sõnu. Aga see ei jõua kohale. Me peame, eks ole, laskuma selle inimese tasandile, me peame julgema, eks ole, oma selle professionaali tasandilt, eks ole, laskuma teisele tasandile. Et see on hästi oluline. Miks mina seda teen, eks ole, et loomuses on. Teiseks, ilmselt ma olen juba, ma vist siin kõige vanem, et ma olen selles elu teises pooles paratamatult juba väljas, et ma olen otsustanud elada 111 aastaseks, eks ole, aga ikka olen teises pooles nüüd. Et mis on seal üks osa, on see, et sa pead jagama oma teadmisi. See on number 1, eks ole, et see on meie loomulik osa ja ma arvan, et see tuleb mul välja päris hästi, eks ole, tegelikult. Ja miks ma ei peaks seda tegema? Et see on nagu püsime, miks ma ei peaks tegema. Uhkustundest? Ma ei oska öelda, kas see on uhkustunne, see on tegelikult niisugune panustamine. Arstitöö on tegelikult panustamine. Arstitöö sisu on, eks ole, olla, aidata inimesi.
ja kui ma suudan aidata, eks ole, oma kabinetis suudan ma päevas aidata 20–30 inimest. Aga kui väga olulist postitust loeb mul Facebookis üle 100 000 unikaalse inimese, siis mingisugused sõnumid jõuavad hoopis teise võimendusega. Võib-olla nendest ainult 20, eks ole, käib mingi klõks. Aga kui need 20 inimest muutuvad ja nende tervise trajektoor muutub, siis ma arvan, et see on juba väga suur väärtus. See on see, miks ma seda teen. Seda on väga hea kuulda. Et tõesti on ju kabinetis, sa saad rääkida ühe inimesega korraga, sotsiaalmeedias lõputult. Sa rääkisid sellest arsti rollist alla tulemisele nii-öelda patsiendi tasamile. Kas sa oskad kiirelt ühe praktilisi nõuande anda, kuidas seda teha? Selleks ma ei ole ette valmistatud. Ma ei oska öelda. Ma arvan, et sa pead õppima. Vaata, minul on see, et ma olen selles meedias olnud nii pikalt. Võib-olla paljud ei tea, aga näiteks ma pikka aega vedasin sellist portaali nagu Kliinik.ee. Ma olen noore eriala loojana kolleeg õpetades peaga vastu seina jooksnud, eks ole, siis ma muutsin fookuse patsiendi suunal, eks ole. Kliinik.ee oli mul esimene, siis olid need portaalid. Ma olen seda tööd teinud kogu aeg. See on mul loomupärane. Ja siis sa treenid ka selle oma sõnad ära, et mis inimestele kohale jõuab. Kadi? Ma tahtsin ainult seda kommenteerida, et ma arvan, see nagu lihtne keelekasutus, see on nagu põhiasi, sellepärast, et tegelikult tervisekommunikatsioonis on isegi selline reegel, et sa pead kasutama sellist sõnastust, mis oleks arusaadav umbes 6. klassi lapsele. Ja see ei ole mitte nagu sellepärast, et me nagu kuidagi alahindame või alaväärtustame, aga just need samad emotsioonid, mis võivad seal vahel olla või see sama, et infot ongi palju ja mida lihtsam ja arusaadavam see on nagu, et mitte, et ma nüüd tahaks soovitada kõigile, et kujutage ette neid 6. klassi nublusid seal, aga põhimõtteliselt, kui peaks lapsele seletama, et kuidas sa siis ütleksid. Et selles mõttes ma arvan, see on nagu tervisekommunikatsiooni mõttes nagu üliväärtuslik kommentaar. Räägin ühe lõbusa loo, et meil kunagi oli selline juhtum, kus kutsusime meedia majja ja intervjuu anti nii keeruliselt, et see eetrisse ei läinud, et küll oli kahju. Annen, sina oled eriti aktiivne just LinkedIni platvormil. Kuidas sa LinkedIni just valisid? Kuidas sealne publik ja kultuur erineb näiteks Facebookist, Instagramist? Ja siis viimane küsimus, kuidas sa valid teemasid, millest rääkida? Ma ikkagi samamoodi hüppaks korraks tagasi selle patsiendi tasandile minemisega. Kuna ma ise olen hingelt koolitaja, nagu sa ise alguses ka ütlesid, ja meeldib väga inimesi õpetada, siis ma olen seda teinud juba esimesest arstikursuse aastast alates, kui ma olen käinud koolides rääkimas seksuaaltervise teemadel. Ja see on mind väga hästi treeninud nii-öelda inimesega rääkimas, et nad ongi 6. klassi, 6., 7., 8. inimesed ja sa peadki rääkima nendega, sest muidu nad ei saa aru ja muidu nad ei harrasta seda turvaseksi ja ei osta seda kondoomi. Ja pärast me oleme nende jamadega ja kõik tegeleme. Et seal, kuna need meetodid, mida me kasutasime, olid väga sellised suhtlemispõhised, et me väga palju rääkisime ja lasime neil rääkida, siis neid samu põhimõtteid olen ma rakendanud nii arstikabinetis, kui ma patsientidega suhtlen, aga ka meedias kirjutades. Ehk siis ma püüan rääkida, see on juba mu sees, et ma räägin lihtsate sõnadega, et kõik saaksid aru ja et need lapsed selle kondoomi ostaksid piltlikult öeldes. et see on see, mida ma teen. Aga miks ma üldse alustasin? Ma tegelikult ei ole seda üldse kaua aega teinud. Ma alustasin eelmise aasta maikuus. Tegelikult natukene varem, kui ma proovisin tegeleda Instagramiga. Instagram formaadina mulle ei sobinud. Miks ma tahtsin seda tegeleda, sellepärast mulle väga meeldib kirjutada. Aga Instagram tähendab seda, et sa pead iga päev ikkagi vabast ajast tegema mingisuguseid storysid, postitusi. Sa pead inimestega pidevalt suhtlema. Ja kuna minul on taust see, et ma kipun tegema asju üle, olen mitu korda elus läbi põlenud, siis mul oli vaja luua väga selged piirid, mida ma jaksan teha ja mida ma ei jaksa teha. Ja Instagram võttis mult rohkem kui andis. Seal sa jageled, seal sa pead kogu aeg mingit lühivormi tegema, mida ma ei osanud. Ja ma otsusin, et see ei ole minu jaoks. On inimesi ja arste, kes väga hästi saavad sellega hakkama, mina ei ole üks nende seast. Miks ma valisin LinkedIni on see, et mulle meeldib pikalt kirjutada.
ja seal on teistsugune kontingent, seal on inimesed, kes lähevadki õppima ja lugema, kes tahavad saada paremaks, kes kirjutavad sisulisi kommentaare, jagavad oma lugusid, mitte ei vaidle sulle vastu, vaid arutlevad. Ja ma olen sarnaseid postitusi teinud ka Facebookis ja võrrelnud, et mis vahe on, kui ma postitan LinkedIni või Facebooki ja Facebookis see kvaliteet, vabandust, ei ole nii hea, et seal on ongi sellist nagu pakuga löömist ja ei, nii ei ole ja Big Pharma ja rumal arst ja mitte kolleegide poolt, aga patsientide poolt. Aga LinkedInis inimesed päriselt süvenevad, päriselt reageerivad, arutlevad, jagavad ja see on hoopis midagi teistmoodi. Ma tõesti naudin neid vestlusi nende inimestega, sest et nii mitmelgi korral ma olen pidanud samamoodi mingeid vale arusaame ümber lükkama, aga see on alati olnud väga meeldiv protsess. Ja teine asi, LinkedIn on, kes ei tea ja sellest esituses selgus ka, et LinkedIn seal on arste või väga vähe, lisaks siis vist TikTokile ja Snapchatile. Ja miks on vähe, sellepärast, et see ei ole väga meditsiini valdkonnaga seotud. See on koht, kus inimesed käivad jagamas sellist professionaalset sisu oma tööl, turundusest, finantsidest, sellistel teemadel ja selleks, et erialaliselt edasi areneda, kuskile jõuda, leida uus töökoht, palgata inimesi. Arstide puhul, kus me töötame kliinikus ja haiglas, eks ole, et seal ei ole väga suurt vahet, et me ei pea tegema sellist nagu isikubrändi. Seepärast see LinkedIn võib-olla ei ole kõige jaoks kõige mõttekam teha, aga minul on ka selline võib-olla isiklik motivatsioon lisaks selle nagu hariduse pakkumisele on see, et kui ma ise koolitan ja ma koolitan ettevõtteid ja eelkõige siis läbipõlemise ja üldise tervise ja esimese siis ennetuse teemadel, et siis ma neid sõnumeid jagan LinkedInis ja läbi selle siis ka ma oma isikubrändi kasvatan. Ja tänu LinkedInile on mul kliente, tänu LinkedInile olen ma leidnud elus väga palju muid võimalusi lisaks siis kliinilisele tööle, mis on minu elu ja silmaringi väga palju rikastanud. Ehk siis ma olen LinkedInis saanud nagu tõesti väga palju häid sõpru, tutvusi, avardanud seda silmaringi, mis toimub mujal maailmas, et ma ei ole selles arsti mullis kinni. Facebookis ma jagan tegelikult mitte patsientidele, vaid peamiselt kolleegidele, sest et see sisu, mis ma jagan Facebookis versus see, mis ma jagan LinkedInis on mõnevõrra erinev. Facebookis mu eesmärk ei ole ennast kuidagi inimesena turundada, vaid pigem nagu anda ja aidata. LinkedInis ka, aga seal on ikkagi see teine aspekt juures. Katriin, oleme süvitsi lahti võtnud tervisealase sotsiaalmeedia ja kommunikatsiooni. Aga kui mis tervisealases sotsiaalmeedias kõige paremini töötab, ma küsiksin sinu käest. Ja kas tervisealane sisuloome erineb sinu meelest kuidagi nii-öelda tavalisest sisuloomest või kas seal peaks tegema midagi teistmoodi? Ma teen esimese trendi siin ja hüppan korraks tagasi algusesse. Mulle meeldisid kõigi mõtted väga ja ma olen väga nõus mingite asjadega, et kui sa oled kabinetis, siis väga tihti on sul see, miks üldse minnakse sotsiaalmeediasse otsima, ongi see, et sa saad, ütleme, mingisuguse info, mis on kas piisavalt ebaselge, see on liiga detailne, see on võib-olla šokiseisund, et tegelikkuses ülitore kuulda, et kliinikum annab välja juba lendlehti või midagi kaasa, et see inimene saaks sellega üldse kodus üksi nagu olla, aga väga tihti ja enamus kohtades seda ei tehta ja enda kogemusest ja tuttavate kogemusest on ka see, et sa saad mingi diagnoosi. Alles hiljuti töökaaslane ütles ka, et diagnoosi siis ma olin, et ma ei tea, kas see on nagu hea või kas see on nagu halb, samas nagu kõik elavad sellega, et toimib nagu. Et kindlasti nagu ja lisaks terviseportaalis minul endal isiklikult meeldib ka, et on arstid, kes ka kirjutavad väga põhjalikke nagu asju, mida ma saan hiljem ise lugeda, see on ainult minule kättesaadav, väga mugav. Aga sotsiaalmeedia koha pealt kindlasti ja ongi raske, sest väärinfo tihtipeale levib lihtsalt paremini seetõttu, et tegelikkuses inimesed püüavad harida ja püüavadki olla, et kuulge, see info on vale, see ei ole tõenduspõhine ja seetõttu see toidab algoritmi, et on need inimesed, kes usuvad ja mingi see on õige ja samas on need inimesed, kes ütlevad, et kuulge, see on täiesti vale info. Ja seetõttu algoritm on nagu mingi, kuulge, sellel videol läheb nii hästi, me peame seda nagu push ima, mille tõttu see jõuab nii paljude inimesteni. Aga praegusel hetkel ma arvan, et kõige
ütleme formaadi poolest video on hästi-hästi tugeva suunitlusega hetkel. Aga kindlasti mingitel platvormidel hetkel on tagasi tulemas ka galeriid. Ehk siis infovõimekus nagu panna seda lühikest asjadega nagu piltidele ja tegelikult väga palju edasi anda. Ja võib-olla mis kindlasti ei tööta, on ütleme siuke hirmutamine ja selline pigem nagu rahvakeeli rääkida asjadest ja võib-olla tuuagi välja neid kas või lihtsaid asju müüt või mitte. Et inimesed lihtsalt ei tea, ma isegi vaatan neid müüt või mitte asju, isegi kui see mind ei puuduta, sest see on nagu põnev. Sest ikka kuuled, et inimesed räägivad millestki ja siis tekib see huvi, et kui reaalselt arst sellest räägib ja ütleb, et kuulge, et see on täiesti vale, see ei toimi, siis see lihtsalt on hea turundus, aga osaliselt ka tõenduspõhine info. Ma tahaks siia otsa veel küsida seda, esiteks tuua välja, et meie sisendikorjes väga paljud arstid tõid välja just selle aspekti, et kuna sotsiaalmeedias on seda infot nagu juba väga palju, siis nad ei soovi sinna nii-öelda veel müra minna juurde lisama. Aga mida sina kui professionaalne turundaja sellisest olukorrast arvad, et kas see, et juba infot on palju, kas see on signaal, et hoida sealt eemale, et mitte minna lisama või tähendab see hoopis midagi muud sinu jaoks, et sa pead nüüd minema ja olema võib-olla veel aktiivsem ja veel valjem, et sinu sõnum lihtsalt kõlaks kõvemini läbi? Kuna ma väga tihti pean koolitama ja rääkima just sellest tähelepanu püüdmisest ja sellest, siis mina ise usun, et tegelikult less is more. Et tegelikkuses nagu sa ei pea olema kõikidel kanalitel, sa ei pea tegema palju sisu ja tihtipeale ongi see hirm, et sa pead igapäevaselt postitama, storiesi tegema, videosi tegema, et see tegelikult on pigem see, et kui sa teed ja teed seda hästi ja sul on juba võib-olla ka mingisugune vaatajaskond ja tugi või koostöö võimalused ka teistega, siis see tegelikkuses võib kordades suurema mõjuga olla kui see, et sa postitad igapäevaselt ja meeletult palju. Et pigem on see peab olema hea ja tegelikkuses piisab täiesti vabalt ka ühe korra 2 nädala jooksul, et tegelikkuses on see arusaamine, et seda on palju, aga tihtipeale on ka see, et enamus sisu on ka ingliskeelne. Et tegelikkuses on vähe eesti keelt nagu üleüldiselt ja tihtipeale tehaksegi seda inglise keeles, sest ka meil on Eestis nagu inimesi, kes samamoodi räägivad ainult inglise keelt või saavad ainult inglise keelest aru, et see on nagu arusaadav, aga samas jällegi, kui meil oleks eestikeelset sisu ja see oleks hea, siis ma arvan, et see mõjutaks. Ma ütlen sinna juurde, et mis ma soovitan LinkedIni kõigile päriselt, sest et seal piisab sellest, et ühe hea postituse, ühe südamega kirjutatud, informatiivse, ilusa, poolisikliku postituse ja see läheb väga laivi, see kiiresti levib ja sa saad nii palju tagasisidet ja mina olen umbes aasta aega umbes 1 postitus nädalas teinud, sinna ei lähe kaua aega ja sellega saan nagu väga lahedaid kogemusi ja ma tõesti soovitan, et ei pea iga päev tegema. Et on erinevad sotsiaalmeedia platvormid, on sellised, ma ei tea, TikTokid asjad, kus ma ise seal ei ole, aga kuuldavasti pead pidevalt mingit sisu looma, videosid editima, mis iganes. Facebookis vist päris nii ei ole, et piisab ka siuke paar postitust nädalas, aga LinkedInis piisab täiesti ühest. Ja sa ei pea võib-olla 1 kommentaar päevas ja sa ei pea rohkem oma seda vaimset ressurssi kasutama selleks, et olla kuskil online'is või ei pea kuklas kogu aeg käima see sul, et sa saad tegeleda ka muu eluga. Et ma valisin selle platvormi sellepärast, et oma mental load'i mitte nagu koormata, et ma saaksin elada ka kohal, teha muid asju ja siis korra päevas võtta 50 minutit ja rohkem selle peale mitte mõelda. Et see on platvorm, mis lubab elada ka muud elu. Ma olen nõus sellega ja LinkedIni puhul, mis kindlasti nagu aitab kaasa, on ka see, et seal on sisu tihtipeale, nagu sa ütlesid ka, et see on turunduslik või et oma kogemused, töökogemused, et see kindlasti paistab silma, kui mingi hetk sul tekib sinna vahele nagu isiklik kogemus ja võib-olla siuke hariv info ka ja nagu sa ütlesid ka siuke südamlik ja sa tõesti teed seda nagu heast tahtest, et siis mina ilmselt ka loen neid rohkem kui see, et oi, ma jälle sain uue töö või midagi. Et see kindlasti nagu platvormi mõttes on ta hetkel natukene avastamata maailm ja selles mõttes ka reklaami mõttes on seal keerulisem, ehk siis tihtipeale see on lihtsam ja kuna sa mainisid ka just
kommenteerimisi just selles valdkonnas, et Facebookis versus LinkedInis, et igapäevaselt tegelen nende kommentaaridega. Ja see on kahjuks nii, et tihtipeale ütleme Facebook, Instagram, TikTok, seal väga tihti on see, et inimestel tekib see anonüümsuse tunne, et justkui mu kasutaja nimi on Kiisuke ja siis ma võingi kõike öelda. Aga LinkedInis tihtipeale on see, et sa oled oma nime, oma näo, oma mingi positsiooniga ettevõtte alt, et siis ei tule sellist nagu negatiivsust või tõesti nagu mingit täiesti ebakorrektset asja. Kadi? Ma tahtsin lihtsalt korraks sellest kinni võtta, et see less is more, et ma arvan, meil vahel nagu eriti Eestis kuidagi on tekkinud see mulje, et ükskõik, kus me tunneme, et inimesed nagu ei oska käituda, et siis esimene lahendus on see, et teeme veel ühe voldiku ja teeme veel ühe kampaania ja teeme veel ühe asja. Et ma olen sellega nagu hästi nõus, et küsimus ei ole mitte selles nende asjade hulgas, vaid sellest täpsemas sihtimises ja selgemas sõnumis ja mida me tahame ja võib-olla sellises just astmelises info edastuses, eriti kui me räägime süsteemist, ma siin ei mõtle isegi ainult nagu seda, mida arst igapäevaselt teeb, kuigi ka, ma kujutan ette, et kellel on kroonikuid, on ju, ega te ei anna talle ka algusest lõpuni neid asju või vähemalt, kui mina oma doktoritööd tegin Parkinsonikutega, siis oligi sama jutt ja Pille Tabaga täitsa nagu arutasime, et kuidas see nii saab olla, et andsime selle hea raamatu neile kätte ja nad ütlevad, neil infot ei ole. Aga mis patsiendid ütlesid, aga ma ei taha lugeda seda. Ma sain täna diagnoosi, ma ei taha lugeda, millal ma pean puudeastet taotlema või midagi muud. Ehk et sa blokeerid nagu selle info ära ja ma ütlen, infopuudusest järgmine hull, sellest ainult hullem on veel info üleküllus. Sest selle vahelt nagu valida, et kus seal need õiged asjad on, et see sihtimine on nagu palju olulisem, et me vahel lihtsalt mulle tundub elame sellises illusioonis, et kui me nagu veel natuke teadlikkust neil tõstame, et siis läheb kõik nagu paika. Ja siis ma mõtlen ka nende intervjuude peale, mida ma olen teinud arstide ja teiste tervishoiutöötajatega teemal, et miks sa sõeluuringutel ei käi. No ma ei tea, ma ei taha uskuda, et seal on madala teadlikkuse küsimus, et seal on nagu mingisugused teised nüansid veel, et teadlikkus võib alati olla ja on kindlad grupid, kellel ta alati on ka, et ma ei taha öelda, et me ei peaks seda tegema, aga jääda ainult sellesse illusiooni, et kui me nüüd natuke rohkem infot veel peale anname, siis nagu asjad lahenevad iseenesest ära, et see kahjuks mitte. Mulle tundub, et ma olen vist natukene viies ratas siin all, selles mõttes, et mul on 4 professionaali siin kõrval, kes kasutavad seda professionaalse suhtluskanalina. Mina kasutan seda täiesti naudingu kanalina ja ma jagan siis, kui mu sisetunne ütleb, et tahan midagi öelda. Mina täiesti teadlikult võin kirjutada päevas 3 sissekannet, 2 nädalat vaiki olla, eks ole, kui ma tegelen millegi muu asjaga. See on siis, kui ma ise tunnen, eks ole, et mul sees on midagi öelda. Kui ma midagi olulist, eks ole, ma näen ühiskonnas, et midagi on nagu kreenis, siis ma aeg-ajalt ka irriteerin seda täiesti teadlikult. Aga see peab olema sinust endast tulema, mitte niiviisi, et me nüüd pingutame, vaat selles kanalis ma pean 1 kirjutama, sinna ma pean 3 kirjutama ja nii edasi, eks ole. Et okei, ma olen nõus, ma aksepteerin, et te seda väga teete, see on teie professionaalne oskus ja te peategi seda tegema. Aga enamik arste ei saa niiviisi toimida, siis me ei saaks arstina tööd teha. Aga ka arst vajab ventilatsiooni. Ja mina soovitan seda kasutada ventilatsiooni kohana. Kus sa saad lolluseid, eks ole, lolluste üle natukene naerda ja läbi selle, eks ole, võib-olla seda mõtteviisi hoopis teistmoodi käänata. See ei pea ennast tegema, eks ole, meediatöötajaks, meediainimeseks, kellel on kohustus. Kui te muudate selle arstina endale kohustuseks, siis see on katastroof, vabandust. Ma olen väga nõus. Tegelikult ma tegin kunagi niimoodi, et ka niimoodi peab kindlasti positama, see võttis kohutavalt läbi. Täna teen mina ka südamest positusi. Et need, mis on kõige paremini mõjunud, on need, kus mu sees on võib-olla mingisugune ärritus või viha või midagi sellist, mida ma tahan jagada. Ja siis ma jagan ja need on läinud inimestele südamesse. Ma olen proovinud kirjutada, et peab tegema algoritmi järgi ja need ei lähe mitte kuskile. Ei tööta. Ja, et see peab olema enda jaoks, täpselt see peab olema enda jaoks meeldiv, et sa lased auru välja, aga teaduspõhiselt ja ilusti. Ma tahaks ühe praktilise arvamuse või nõuande küsida, et me enne rääkisime LinkedIni kommentaaridest, aga kuidas teie käitute, kui tuleb provotseeriv või solvav kommentaar või keegi nii-öelda hakkab tegelema kiusamisega, kas teil on seda ette tulnud ja mis lähenemise te võtate, et kas te blokeerite ära selle inimese või te vastupidi laskute diskussiooni nendega, et mis lähenemine on toiminud kõige paremini?
kõige parem on see, et iga inimese sissekanne, minul ei ole ühtegi incognito inimest Facebookis. Iga inimene vastutab oma sõnadest ise. Ja kui see on loll, minu jaoks loll, vabandust, see ei pruugi üldse olla loll, aga minu jaoks ei sobi, siis ma lihtsalt ignoreerin seda. Las ta olla seal, see näitab seda inimest, mitte mind. Ja mind see üldse absoluutselt ei puuduta, mind ei huvita, eks ole, ma ei blokeeri. Okei, ma olen vist 2 sõpra ikkagi blokeerinud, aga nendel on mingisugused muud põhjused, miks ma seda olen teinud. Mitte see, et nad mind ründavad, lihtsalt nende sissekanded on mind süstemaatiliselt häirinud, minu heaolu häirinud, siis ma parem blokin ära selle informatsiooni, mis mind süstemaatiliselt häirib. Aga mitte see, et nad mind kiusavad. Ma vaatan, kas mul on mõtet laskuda sellesse vestlusesse või mitte. Kui seal tuleb ikkagi big pharmat ja covidit, et siis ma ei hakka oma energiat sinna kulutama, sest see on see kontingent, kes on juba arvab, et teda ei saa kuhugi suunas suunata. Ja neid on Facebookis eelkõige. Ja ma üldse ei lase ennast sellest häirida ja ausalt ei viitsi oma ressursse sinna panna. Aga kui ma näen, et ta on kuskil ambivalentsuses jällegi, et ta tahaks võib-olla rohkem infot, ta on valmis arutlema, siis mul on sealt tulnud väga põnevaid ägedaid vestlusi, mis vastupidi aitavad näha, et seda võib-olla patsiendi poolt, mida ta vastuvõtule ei julge jagada või ta ei sattu minu vastuvõtule ja ma näen, et mida inimene enda sees võib rohkem mõelda, mida ta mulle ei räägi. Ja see on muutnud mind paremaks arstiks, sest et ma oskan ka visiidil, nii nagu eelnevas ettekandes räägiti, kuidas kohe rääkida alguses ära kõik, et millised kõrvaltoimed võivad tekkida, surm ja kooma ja kõik muud, eks ju. Et ma oskan neid samamoodi ennetavalt, neid vastuargumente juba ka visiidil välja tuua, nendest rääkida ja see on viinud ka selleni, et see inimene on ümber veennatud, kuidas see eesti keeles on. Et täiesti sõltub, aga kui ma näen, et ka minu vastuargumendist midagi ei muutu, siis ma sinna paika asja jätan ja siis ongi, et on näha, et inimene oma nime näoga kõik näevad, et see ei ole võib-olla adekvaatne, mis ta teeb. Ausalt ei lase endale ligi ja ei mõtle öösel selle peale. Okei, ma liiguks natuke edasi ja ma toon veel ühe tsitaadi välja sisendikorjast. Tsitaat oli selline. Mind tegelikult veidi häirib kolleegide sotsiaalmeedia aktiivsus. See võtab ju päris palju aega ja mul tekib küsimus, millal päris tööga tegeletakse. Ja ma alguses võib-olla suunaksin Helenile selle, siis ootan, mida kõik teised arvavad. Aga kuidas haigla seda näeb? Ja mis väärtust näeb haigla selles, kui tema töötajad on sotsmeedias siis isiklike profiilidelt aktiivsed? Jah, enne siin ka kommentaaride teema läks isiklike kontode all, et ma ütlen sinna ka juurde, et asutuse alt on küll selliseid anonüümseid kommentaare. Me otseselt kustutama ei ole pidanud, küll aga mõnel korral peitnud, kui tundnud, et see läheb väga kellegi pihta või ikkagi väga üle võlli. Nüüd kommunikatsioonitiim, kui me mõtleme, et meedia võrdub sotsiaalmeedia täna, ma arvan, et selles keegi enam ei kahtle, et nad on väga sarnased lihtsalt väikeste erisustega. Et üldiselt, kui meedia pöördub või meediaga on tegemist, siis alati ju asutuste kommunikatsioonitiimid lähevad appi. Mitte appi, vaid teevad koostööd siis vastajaga. Aga kui tegemist on sotsiaalmeediaga ja töötaja isikliku kontoga, siis tegelikult meie käed sinna ei ulatu. Kas töötaja seda tahab või taha, ei oska seda öelda, et me oleme neid arutelusid majas pidanud, et kas arst on arst ka vabal ajal, kas arst esindab oma tööandjad ka vabal ajal, siin on väga erinevaid seisukohti. Ja mina arvan, et ühiskonnal on ootus teatud professioonidele selline kõrgem ootus, et arstid nende hulgas. Nüüd, mis väärtus on sellele asutusele, kindlasti on see, kui võimendatakse eriala sõnumeid tõenduspõhiselt lihtsalt, tegelikult ju Margus teeb seda samamoodi, et ma arvan, tema on parim meestekliiniku brändisaadik üldse. Ja neil on veel see eelis, et nad saavad valida täpselt oma sageduse, oma eriala. Asutus peab vaatama kõike, mis neil seal majas toimub, kui palju erialasid. Meil on kokku 100 osakonda, üle 30 eriala, et see variaablus on väga suur ja me peame sellega arvestama.
meie kõrvu kostub ka nii seda, et noored võiksid rohkem olla sotsiaalmeedias töötajatest, kui ka seda, et vanem generatsioon ei pea seda heaks tavaks. Et ma arvan, et praegu ongi need arutelud ka siin täna näidanud, et see on selline tasakaalu otsimise koht. Eelmises paneelis, võib-olla ennetan su järgmist küsimust ka natuke, et eelmises paneelis tõstati üles, et millal ometi saab sotsiaalmeedia sisuloome tööajaks. Et ma kindlasti ei oska ei või jah siin vastata, aga see on ka suur arutelu koht, et kliinikumis arstidel ametijuhendites ei ole sotsiaalmeedia sisuloomet tööülesandena, et ravitöö on ikka enne kõike. Aga on tegelikult ju eriala edendamine ja eestvedamine, et kui me hakkame lõpuks mõtestama, et see toimub sotsiaalmeedia sisuloome kaudu, no ma ei tea, ma ei julge veel öelda, et teadustööks vaba aega antakse ja samamoodi saab siis sisuloomeks vaba aega, aga selge on, et see ootus praegu nagu nooremate poolt on üleval. Et mul ei ole kohe head vastust. Soovid lisada? Mina võin öelda, et mina võin tööpäeva siis kirjutada, ma ütlen, ma vist hiljuti kirjutasin 3 sissekannet, et igaüks võib 2 minutit võtta. Aga teistpidi ma võin kirjutada ka õhtul, eks ole, kell 10-11, kui mul mingi teema on, kas ma olen ise jõudnud mingisuguse mõistmiseni või ma olen leidnud, et kuskil ollakse meie meedias või mingisuguses arutelus on mindud mingisuguse minu jaoks mitte sobivasse suunda, siis ma võin sellega tegeleda tund aega vastu keskööd ja siis postitada. Nii et ma arvan, et me ei pea lugema, eks ole, me loeme tööühikuid, eks ole, kui me loeme ja kui sinna vahele midagi mahub, siis on välkam ja osa inimesi suudavad kiiremini ennast väljendada ja teised aeglasemad. Nii et ma arvan, et see ei peaks olema meil tööaja sees, eks ole, aga ma arvan, et kui keegi hakkab mind keelama, et ma seda ei tohi, eks ole, kell 11.43 postitada, siis vabandust. Ja ma arvan, et koostöökohad on ka ju täiesti olemas, lihtsalt need tasubki omavahel asutuses läbi rääkida, et Markus korraldab palju ise oma tööd, aga kui ma mõtlen ka üksuse juhiga näiteks, kui tekib töötajal vajadus läbi arutada ja teine asi, mida tasub silmas pidada, on ikkagi see, et asutusel on ka omad huvid, et siis need head tavad läbi põrgatada, et päris opositsiooni nagu need liinid ei läheks. Minu põhimõte on see, et töö peab tehtud saama ja kui mu töö tehtud ei saa, siis ma ei ole mu sotsiaalmeedias, siis ma ei tee neid postitusi. Kui ma oma patsiendid ära teenindan, kui mul on kõik e-konsultatsioonid tehtud, kõik vastatud, siis miks ma ei võiks oma puhkeajast, vabast pausist, mis ma olen endale loonud, neid postitusi teha, kommentaare lisada. Mõnikord ma teen seda õhtul, mõnikord ma teen seda kell 11.50, siis kui patsient jättis tulemata. Mina ei näe põhjust, miks ma peaksin oma tööandjaga seda läbi rääkima. Tema ainuke pretensioon peaks olema see, et mul on töö tegemata, aga mul ei ole töö tegemata. On ju? No teine pretensioon ongi see, mida Helen mainis, on ju, et sinu isiklikud seisukohad lähevad mingisuguste organisatsiooni väljaütlemistega nagu vastuollu ja seal, see lihtsalt tekitab, kui ma mõtlen nagu tavainimese seisukohalt, kui ma näen välja, et okei, kliinikumi kommunikatsiooniosakond ütles seda ja siis tema arst ütleb midagi täiesti vastuolulist, siis mul nagu patsiendina või kodanikuna läheb natukene sassi see, et mis seal on, et see võib nagu lihtsalt tekkida. No kõikidel teistel erialadel minu meelest ei ole inimene nii väga seotud sotsiaalmeedias oma nagu töökohaga, et arstide puhul nagu on see kuidagi väga teemas, et ma olen Tartu Ülikooli kliinikumi töötaja, mina töötan ITK-s, mina töötan Lääne-Tallinna Keskhaiges, et see on justkui osa identiteedist. Mina ei arva, et see peaks olema osa arsti või ükskõik kelle identiteedist tema töökoht, sest see muutub. Aga jah, on mingid eetilised väärtused, arsti eetika, eks ole, millal mina ka põhinen, eks ole, et ma ei tee kahju, ma olen teaduspõhine, kõik see, et ma olen empaatiline, väga palju oma postitustes jagan ma isiklikku mõtet, isiklikke tundeid, ma olen haavatav, teadlikult sellel määral, et kui keegi peaks mind kahjustama, siis ma tean, et sealt kohast mind rünnates nad mulle haiget teha ei saa. Et see on väga teadlik valik, kui haavatav ma olen, aga ma olen seda ja ma ei näe, kuidas minu tööandja ükskõik, kes see parasjagu ka oleks, sellega kuidagi peaks olema seotud. Aitäh! Meil on 30 sekundit aega. Kas kellelgi on veel mingi väga oluline mõte, mis ta soovis täna välja öelda, aga pole veel võimalust olnud, siis nüüd on 30 sekundit. Kadi. Ma tahan ainult seda öelda, et me ette valmistades ja minu meelest oli siin tutvustuses ka, et kas kõik arstid peaks sotsiaalmeediasse minema, siis minu arvates ei peaks.
et palun, et seda ei tohiks nagu teha mingisuguseks käsukorraks, vaid täpselt nii, nagu Margus ja Anlen on täna öelnud, on ju, et kui on sisemine sund ja tahtmine ja on aeg ja teemad, mis kõnetavad, siis jumala eest, aga ma tõesti tahaksin siin lõpetada enda poolt lihtsalt, kuna ma olen kommunikatsiooni pidanud õppima või olen valinud selle õppimise, et kommunikatsioon ei ole mingi pehme teadus. See on üks kõige rangemini reguleeritud viis, kes ütleb mida, kus kohas, millise kanali kaudu, millise seina ääres või prügikastid taustal. Helen. Ma ütlen seda, et teil kõlas siin veel läbi, et kui ei ole julgust, et tahaks, et agenda on ja sõnum on, aga pole julgust, ei tea, kas oma näoga tahaks, et selleks on ju olemas asutuse kontod ka ometigi, et enam, et arstid ei pea kõike vastutust endale võtma, et siis on koostööd ju alati võimalikud. Selge. Aitäh, Kadi. Aitäh, Helen. Aitäh, Katriin. Aitäh, Anlen, Margus. Oli tore arutleda teiega. Nüüd tuleb lavale Kadri-Liis. Meil on veel viimased 15 minutit. Ja nüüd selle veerand tunniga Kadri-Liis üritab meile anda väga kiired ja praktilised nõuanded, et kuidas siis sotsiaalmeediasse minna. Kas teil on üks kiire küsimus? Ma olen sünnipediaater, nii et 6 klassika tasemel, eks ju. Ja sundiviisiliselt või selle perearst. Ma olen töötanud 50 aastat arstina ja mulle nii meeldis, Kadi, teie lause, et kui te lähete autoteenitusse, teil hakatakse rääkima kõiki neid asju, ei võta vastu. Ma alati arstina arvan seda, et kui ma räägin patsiendiga, siis ma räägin nii, et ta aru saaks. Kadi, või see Anlen, ühesõnaga, mul ei ole Facebooki, mul ei ole TikToki, mul ei ole mitte midagi. Facebooki teen ma siis, kui ma saan 85. Ja ma imetlen, te ütlesite mitu korda, et te olete olnud läbi põlenud mitu korda. Te ütlesite sõna mitu korda. Ma olen 50 aastat töötanud meditsiinis ja mitte kordagi läbi põlenud. Doktor Punav, ma olen teiega ühes paadis. Te ütlesite ilusti, et arst peab olema patsiendiga ühes paadis ja ühel tasemel. Ma oskan rääkida 2-aastasega, ma tõstan ta kõrgemal. 90-aastasega, ma ei karju ta peale, kuidas teil läheb? Sest ta kuuleb, kui ma vaatan talle silma ja küsin, kuidas teil läheb, siis ta saab aru. Ja ta on tulnud arsti juurde selleks, et arstiga rääkida. Ta tahab minu käest 2 sõna kuulda. Ja ma ei ütle kunagi patsiendile niimoodi, et te võtate rohtu iga päev kuni surmani. Mis tähendab surmani? Ma ütlen talle, et te võtate rohtu 95. eluaastani. Ta ütleb, aga kui ma ei elan sinna nii. Ma ütlesin, et see on teie probleem. Nii, ja üks asi veel ütle. Meestele D-vitamiini ma väga hindan. Ja ma ütlen talle, et ta peab D-vitamiini võtma. Siis ta läheb uksest välja ja ei mäleta mitte midagi. Aga ma ütlen talle, et kui te lähete bensiini võtma ja näete D-tähte, siis mõtled, Rikoda käskis mul D-vitamiini võtma. Üks mees ainult ükskord ütles, et aga ma võtan bensiini, no B-vitamiini ka vaja. Aitäh! Võib tõusta. Aitäh kõigile panelistidele. Tänan. Ja ma usun, et nad on kindlasti väga valmis erinevatele küsimustele, mis jäid küsimata vastama ka ise näiteks sotsiaalmeedias või siis nüüd pärast kommentaaridena. Nii, aga lõpetuseks katsun teha tempokalt. Me tahame saata teid koju siit ka 5 nõuandega sotsiaalmeedia sisuloomeks, kuna nagu me sisendikorjast kuulsime, kuigi tahtmist on, oskuseid ei ole ja võib-olla ei julge ka noortelt kolleegidelt küsida. Nii et täna siis nüüd parandame natukene seda viga. Samuti toome natukene mõned vahvad näited ka. Esiteks, õige sõnum, õiges kohas ja õigetele inimestele. Õige sõnum on konkreetne, see lähtub nišist ja sinu tööst. Näiteks, kui sina oled mingisugune konkreetne erialaarst, meil siin oli neid näiteid küll, siis sa võid valida oma tööst mingisuguse konkreetse olukorda ning teha sellest väga konkreetne sõnum. Oluline on ka see, et ühte postitusse me ei külvaks mitmeid sõnumeid, vaid pigem valiks ühe kandva sõnumi, sellepärast et lihtsad ja lakoonilised postitused on täna need, mis töötavad kõige paremini sotsiaalmeedias. Teisalt koht on ka oluline, sest et igal platvormil on oma kõnekeel, nagu me ka täna saime teada, ja erinev eesmärk inimeste jaoks nende igapäeva elus. Ehk et
õiged inimesed. Tasub ka läbi mõelda see, et kes on sinu patsient, kus ta on, missugusel platvormil ta aega veedab ja mis tujus ta on, kui ta parajasti seal platvormil on ja aega veedab ja mis vormis võib olla temal kõige rohkem avatud sellele infole, mida sa soovid talle edastada. Mõtlesin, ma korra käin need platvormid läbi, katsun teha lühidalt. Instagram, seal on noor täiskasvanu põhikontingendina. Kõnekeelest on oluline visuaalne bränding ning kindlasti on see rohkem meelelahutuslik platvorm kui võib-olla näiteks Facebook või LinkedIn. Ja kui tahta, et videoformaat on kindlasti see, millel on seal võidukäik, aga ka galerii postitused, mis on kureeritud. Tegelikult võiks ju rääkida ka Facebookist. Mõnes mõttes kõige vahvam platvorm, sest et see on kõige mitmekesisema sisuga. Seal on ka videoformaat vägagi hinnas, kuigi seal on koht ka tekstipostitustel ja artiklite jagamisel. Kusjuures artiklite jagamisest rääkides, see on platvorm, kust tekib kõige rohkem veebiliiklust ehk et liigutakse välja, klikitakse reaalselt välja. Ja seda ka võib-olla võrreldes teiste platvormidega rohkem tarbitakse ka näiteks brauseri põhiselt. Ehk et kui sa tahad mõnda head artiklit või raadiosaadet või podcasti jagada, siis Facebook on selle jaoks väga hea platvorm. Ja samuti on seal kommenteerimise kultuur, mis tõttu see on hea diskussioonide pidamiseks ja samamoodi ka kogukonnapõhiste postituste tegemiseks. Ehk et rääkides siis näiteks nendest gruppidest. Aga TikTok. Kõige rohkem vaatajaskond ja mõnes mõttes minu isiklikul tagasihoidlikul arvamusel mõnes mõttes ka nagu andestamatum platvorm selles kontekstis, et seal on kõige noorem vaataja, seal on vaja kõige kiiremat, lühemat ja tabavamat formaati. Autentne trendivideo seal töötab, küll aga on see oluline, et ka seal on hea sisu taga, sest et niisama mingisugust jama toota ei ole mõtet ka sinna panna, sest et seal on jällegi postituste maht on väga-väga suur ja esile kerkib see, mis on tegelikult lõpuks ikkagi läbi mõeldud. LinkedIn, persoonipõhisus oluline, professionaalse võrgustiku loomine. Seda me kuulsime täna päris palju. Ja YouTube ei ole ka kuhugi kadunud, seal on kõige laiem vaatajaskond ja ta on väga hea keeruliste teemade selgitamiseks. Näiteks leidsid mingi teema, teed sellest, mõtled, et seda tahaks täiega edasi anda. Teed sellest pikema selgitusvideo ja jagad seda oma Facebooki. Ütled, näed, sulle, kes sa sellest probleemist oled mõelnud, sulle on see video praegu väga hea selgitamiseks. Instagrami võtad sellest samast videost, lõikad kokku väikse reelsi, paned ülesse, jagad. YouTube'is saad pikemalt vaadata. Ehk et see on siuke hea koht, kust eksperdi positsiooni luua. Ja seejuures rääkisime enne mõju hindamisest. Ehk et terve suur hunnik näitajaid on, terve suur hunnik mõõdikuid on, millega saab kogu seda asja siis hinnata. Ja siin ma kutsun teid üles ära kasutama AI abi. Päriselt ka. Mina hiljuti tegin koostöös kliinikumiga ühe vahva reelsi ja mõtlesin mina, et oi, huvitav, mis siis tähendab skip rate ja mis see veider kõver seal tähendab. Ja üldse, kas mul oli hea video või tegelikult ma võiksin midagi paremini teha. Ja mul ühest lihtsast küsimusest, kas see on hea reel, panin selle screenshoti, selle sama kuva tõmmise, küsin, kas see on hea reel, vastab mulle chat päris pikalt, näed, need inimesed, kes jäid, need vaatasid lõpuni, aga hukk oli päris kehv. Mõtle selle peale järgmine kord. Ehk et kasutage, vestelge, need oskavad hästi analüüsida seda statistikat. Nii, teise nõuandena. Vasta kommentaaridele lihtsalt inimlikult. Ehk et sellest sai tegelikult ka täna räägitud. Pea dialoogi esmalt seetõttu, et esiteks sa aitad ise kaasa algoritmis enda sisu levimisele, kui sa enda kommentaaridele, mis sinu postituse alla jäetakse, vastad. Teisalt see ongi täpselt see, millega sa seda inimest ümber veenad, sest et sotsiaalmeediakultuur on tahes-tahtmata polariseeriv ja empaatilisena olles ja diskussiooni pidades, dialoogi pidades saame me tegelikult sealt päriselt ka välja murda. Ja seejuures vabalt kasuta motiveeriva intervjueerimise meetodeid. See sama keel, mis kabinetti sobib ka sotsiaalmeediasse. Siis
tõin mõned kommentaarid välja, ma väga julgustan teid pärast vaatama, mida meie panelistid teevad, mis nende töö on. Mõlemad on väga vahvasti pidanud dialoogi oma sotsiaalmeedia platvormidel. Väga lahe. Aitäh, et rõhutasid. Sellepärast ma kirjutasingi, et see ja see. Vot. Kolmandaks, võimenda teaduspõhist sisu. Ehk et kõikvõimalikud, kui sa näed kellegi kolleegi mingisugust head postitust või mõni ekspertorganisatsioon jagab mingisugust head postitust, kommenteeri, jaga, saada tuttavatele, laigi, kõikvõimalikud viisid, kuidas sul on võimalik interakteeruda selle postitusega. Go do it. Sest et hea turundusstrateegia ei ole kunagi üheülbaline. Selleks, et inimesele päriselt jõuaks mingisugune sõnum kohale, on minu meelest the rule of 7 in marketing on väga hea, näitamaks, et tegelikult inimene peab 7 korda nägema ühte ja sama sõnumit selleks, et see talle päriselt ka külge jääks või et ta mõtleks, et võib-olla tõesti see on minu jaoks oluline. Samamoodi nagu ettevõtted, sa näed ühe ettevõtte kampaaniat, sa näed välimeedias, sa näed sotsiaalmeedias, sa näed selle kohta mingisugust artiklit, siis sulle tuleb otsepost selle kohta, siis sa vaatad, e-mailis on see sama sõnum ja alles siis sa hakkad mõtlema, et võib-olla tõesti mul on seda vaja. Ehk et kordamine on tarkuse ema, samamoodi nagu hariduses. Samamoodi on ka sotsiaalmeedias. Ja siin tasub mõelda selle peale, et kas inimene peaks ise teadma, et mida tal vaja on. Või äkki on minu ülesanne talle teha selgeks, et tal on seda vaja. Vot. Ja siin ma tahaks välja tuua ka selle, et sotsiaalmeedias ei pea alati tegema ülimalt tõsist sisu. Et selleks, et usaldust luua, võib vahepeal teha ka lõbusat sisu, mis võib vabalt ka selle tõenduspõhise sisuga koos eksisteerida täpselt samal platvormil. Tõin siia mõned näited oma lemmikutest meditsiini influenceritest. Ma mõtlesin, et vaatame teiega paar vahvat videot ka. Tegemist on plastikakirurgiga, kes muidu jagab tõenduspõhist infot ka, aga siis teeb ka ühtlagi sükest asja. Ehk et ära püüda täiuslikkuse poole, vaid ole järjepidev ja katseta ja tee seda, mis tundub sinu jaoks vahva ja hea, sest et ka sihukest asja võib arstina teha. Neljandaks, ole läbipaistev, viita allikatele. Üks asi on teadusartiklid, aga samamoodi nagu täna välja tuli, on see, et haiglamaterjalid on ka väga head ja need on juba koostatud selliselt silmas pidades, et need on erinevate haridustasemetega, erinevate taustadega inimestele väga head. Ja ongi see, et usaldus sünnib läbipaistvust, mitte autoriteedist. Väga vahva on näiteks, kui te lähete täna siit koju ja ütlete, et ma käisin Eesti Arstide Liidu konverentsil, seal räägiti sellest, teisest ja kolmandast ja mul oli väga vahva päev ja uskuge mind, see paneb teid palju rohkem pildile, kui võib-olla mõni muu asi. Või täpselt see, et su nii-öelda ampluaa sellest, mida sa jagad, võiks olla lai. Ja lihtsalt loogiline arutlus. Veel üks hästi hea influencer, Dr. Mike. Tema kasutab seda formaati, et ta teeb YouTube'i, aga ta teeb ka kõigile teistele platvormidele erinevat sisu. Ja see väljalõige konkreetselt on ühest videost, kus ta vaidleb 100 erineva skeptikuga, vaktsiinivastasega, seal olid erinevaid teemasid. Ja lihtne arutlus mingisuguste lihtsate näidetega, et miks see lihtsalt ei saa tõsi olla ja seda tehes väga empaatiliselt on see, mida annab teha ka sotsiaalmeedias ja minu meelest see on hea näide sellest. Are you against government programs that try and help groups of people as opposed to just individuals? Not necessarily, it just depends on what it is. Well, because when we say in America that the chronic health diseases in children is going up, it is. And I think I agree with everyone here on that. Statistics don't lie. But one of those chronic issues is dental disease. So if we can do something... can be improved by that, I think parents should stop giving their children so much sugar. Or maybe we should look at the food industry and ask why there's so much sugar in absolutely everything. Can you walk and chew gum at the same time? Are you going to bring up correlation? No.
Yeah, you can walk and chew gum at the So same you time. can do both things. Like, why can't we encourage patients and parents to not overfeed their kids added sugars and make government programs that improve children's health? But there's no point, like, why would I want water with an extra ingredient if I could just have pure water? Are You you know what I mean? against government? Can you walk and chew gum at the same time? So why can't you do both? Ehk et sihukeste lihtsate nagu päriseluliste näidetega ümberveenmine. Väga hea minu meelest. Nii, ja viimane, 5. nõuanne. Kasuta lugusid ja väldi üldistamist. Ehk et päris, kui sinu enda päris praktikast, sinu enda päris patsientidest, võta lugusid, vaatad, see on nagu mingisugune vahva haiguslugu. Ma näen seda pidevalt, ma näen, et teistel inimestel on ka see probleem. Võib-olla ma võiks jagada seda. Ja siis lähed küsid. Sa küsid oma patsiendid, kuule, ma arvan, et sinu loo jagamine oleks praegu väga paljudele teistele kasuks. Kas ma võin jagada? Ma pärast tulen, kinnitan sinuga üle, kas sulle see postitus sellisena sobib. Ja kui patsient on nõus, siis me oleme tegelikult kõik võitnud, sest et me oleme jälle toonud mingisugust probleemi kellelegi teisele lähemale ja kellel võib olla see sama küsimus, et ma ei tea, kas see diagnoos, kas see on nüüd siis hea või see on nüüd siis halb või üks viis. Vot. Ja minu meelest viimase näitena Dr. Betsy Grunch, Lady Spine Doc, neurokirurg, kes väga ilmekalt, minu meelest viimane postitus, mida ma nägin, kus ta jagas oma patsiendi case'i, oli äkki 224 case. Ehk et ta on päris pikalt teinud seda, et ta jagab erinevaid artikleid, erinevaid lugusid ja samuti ka enda kliinilisest praktikast case'e ja samal ajal ka tema teeb fun sisu. Nii et vaatame, kuidas tema seda jagas. This college student shares her story with People magazine about how she almost died from sharing a vape. Wait, she shared a vape and almost died? Yes, that's right. College students are at the highest risk for one of the most dangerous infections that can kill you in 24 hours. You can share a vape one night and end up with a life-threatening brain infection. So here's how this happens. Someone carries meningococcal bacteria in their throat. It's called Neisseria meningitidis, and they may not even know it. They take a hit from a vape, and then that bacteria can get on the mouthpiece. Then you use it. And that bacteria then enters your body through your mouth and into your throat. From there, the bacteria can then get in your bloodstream. And then once it's in your blood, it can travel to your brain. And it can infect the lining around the brain called the meninges, and it can cause meningitis. That leads to inflammation and swelling of the brain. Now, your brain is inside of your skull. And when the brain swells, the pressure can build quickly. And that pressure can affect breathing, consciousness, and it can even become fatal within hours. And that's why symptoms can escalate so fast. Fever, headache, stiff neck, confusion, all from something as simple as sharing a vape. But you want to know the most important part? Guys, this is preventable. There is a vaccine that can protect against meningococcal disease. So if you're in high school, college, or you're a parent, make sure that you are up to date on your meningitis vaccine, because this is the one infection that you can't wait to treat. You have to prevent it. Ja üks hästi oluline statistik siia on see number siin. 17,000 inimest on näinud seda videot ja mõelnud, ma tahan seda jagada kellelegi. Ma arvan, et see on väärt jagamist. Seal ei pruugi olla nii palju kommentaare või reposte, aga seda on jagatud, mis on ka väga oluline statistik, mida täna vaadata. Ja panite tähele, kui lihtsas keeles ta seda kõike selgitas. Ja siit ma võin ka näidata, et ka minu sõprade seas väga paljud teda jälgivad, mis on väga vahva, sest et tõesti need 3 näidet ilmselgelt, neil on miljoneid ja miljoneid jälgijaid, aga tasub käia sellistel profiilidel uudistamas, kui tahta teha ise sisu, võtta inspiratsiooni ja siis hakata katsetama. Sest et mõju sünnib lõpuks nendest tegudest ja katsetamine sotsiaalmeedias on see, mis lõpuks teeb meid osavaks ja viib siis võib-olla mäele meid. Aga tegelikult sellega tõmbame meie oma sessiooni kokku. Ma loodan, et te saite täna siit mõtteid juurde, saate neid nõuandeid kasutada, saate diskussiooni pidada ja aitäh kuulamast.